Teise kvartalite tulemuste hooaeg on alanud ning esimesed raportid annavad turule üsna selge signaali. Pangad raporteerivad tugevalt, kapitaliturgude aktiivsus püsib kõrgel ja juhtkonnad on üldiselt enesekindlad. Tehnoloogiasektori veab jätkuvalt tehisintellekti investeerimislaine. Tervishoius keskendutakse kasumlikkuse taastamisele ja uute toodete kasvule. Kinnisvarasektoris on näha stabiilsus koos järkjärgulise normaliseerumisega ning tööstussektorit toetavad tugevad tellimusmahud ja infrastruktuuri investeeringud. Samal ajal on juba näha, et tulemused ei ole kõikjal ühtlased. Mõnes ettevõttes toetab kasvu tugev nõudlus ja distsiplineeritud kulude juhtimine, teises aga hakkavad üha enam esile kerkima marginaali surve, aeglustub kasv või kasvab ebakindlus. Nende ettevõtete kvartali aruannete olulisemad tähelepanekud ja kommentaarid toob teieni Börsi teataja. PepsiCo teise kvartali 2026. aasta tulemused annavad investoritele selge sõnumi. Ettevõte liigub edasi, kuid kasv on mõõdukam ja sõltub üha enam strateegiliste otsuste kvaliteedist. Kvartalis kasvas käive umbes 1% ja orgaaniline müük 2,4%, jäädes 2–4% eesmärgi vahemikku. Ettevõte kinnitas kogu aasta prognoosi, orgaaniline kasv 2–4%, earnings per share kasv 4–6%, kuid tulemused näitavad, et ärisuunad liiguvad erinevates tempos. Suurimaks väljakutseks on Põhja-Ameerika, kus nii suupistete kui jookide nõudlus püsib nõrk. Tarbijaid on hinnatundlikumad, mistõttu kasv peab tulema mahust, innovatsioonist ja tugevamast väärtuspakkumisest. PepsiCo jätkas portfelli ümberkujundamist, keskendudes väiksematele pakenditele, taskukohasematele hinnapunktidele ning tervislikumatele ja funktsionaalsematele toodetele, näiteks zero sugar joogid ja proteiinisnäkid. Rahvusvahelised turud kasvasid tugevalt ja tasakaalustasid koduturu nõrkust, kinnitades, et kasv ei sõltu enam ainult Põhja-Ameerikast. Juhtkond näeb peamiste kasvumootoritena innovatsiooni, rahvusvahelist laienemist ja kiiret kohanemist tarbijatrendidega. Samal ajal keskendutakse efektiivsusele, kulude optimeerimine ja ümberkorraldused tõstsid ärimarginaali umbes 16,6%-ni, eelmisel aastal 7,6%, kuigi core margin langes veidi. Core earnings per share oli ligikaudu $2,2 ning aasta prognoos ei muutmata. Juhtkond hoiatas siiski kõrgemate sisendkulude eest aasta teisel poolel, mistõttu kulukontroll on kriitiline. One North America strateegia eesmärk on parandada sünergiat ja konkurentsivõimet. Viimase 5 aasta võrdlus näitab, et ettevõte on liikunud hinnatõusudest kantud kiire kasvu faasis küpsemasse etappi, kus edu sõltub innovatsioonist ja turuosa kasvatamisest. Kasvu aeglustumine peegeldab pigem normaliseerumist kui nõrgenemist, finantsseis on tugev ja rahvusvaheline äri laieneb. Investorite jaoks tähendab see, et PepsiCo liigub õiges suunas, kuid edu sõltub Põhja-Ameerika taastumisest ja võimest kasutada globaalseid tarbijatrende. Nõudlus liigub tervislikumate ja parema hinnaväärtustega toodete suunas ning ettevõte on selles suunas aktiivselt investeerinud, liikudes jätkusuutlikuma ja kvaliteetsema kasvumudeli poole. JP Morgan Chase teise kvartali 2026. aasta tulemused annavad investoritele tugeva, kuid tasakaalukama sõnumi. Pank jätkab väga head kasvu, kuid osa tulemustest sõltub endiselt soodsast majanduskeskkonnast ning intressitulude kasv hakkab järk-järgult aeglustama. Kvartalis kasvas netointressitulu $25,6 miljardi pluss 10%, mida toetasid suuremad hoiuste ja laenude mahud. Samal ajal langes netointressi marginaal 2,4%-ni võrreldes eelmise kvartali 2,5%-ga, peegeldades intressimäärade alanemise mõju. See viitab, et edaspidi sõltub intressitulude kasv üha enam laenuportfelli suurenemisest, mitte kõrgemast marginaalist. Kui laenunõudlus aeglustub või intressimäärad langevad oodatust kiiremini, võib netointressitulu kasv samuti pidurdada. Riskijuhtimine püsis jätkuvalt tugev, laenukahjumite eraldised ulatusid $2,5 miljardi, mis oli 12% väiksemad kui aasta tagasi ning kinnitavad, et krediidi kvaliteet on praegu väga hea. Samas tuleb arvestada, et krediidikahjumid liiguvad tavaliselt majandustsüklist mõningasse viitajaga ning praegune madal eraldiste tase ei pruugi püsida, kui majanduskeskkond halveneb.
positiivne on see, et Z1 kapitalimäär oli 14,1%, mis annab pangale märkimisväärse kapitalipuhvri ning võimaldab jätkata dividendide maksmist, aktsiate tagasiostu ja investeerimist ka keerulisemates tingimustes. Juhtkond ei muutunud strateegilist suunda, kuid jäi makromajanduse suhtes ettevaatlikuks. Jamie Dimoni hinnangul toetavad USA majandust jätkuvalt tugev tööturg, ettevõtete investeeringud ja tehisintellektiga seotud kapitalikulutused. Samas hoiatas ta, et geopoliitilised konfliktid, püsiv inflatsioon, kasvavad eelarve puudujäägid ja kõrged varahinnad võivad finantsturge oluliselt mõjutada. See tähendab, et kuigi JP Morgan on praegu tugevas seisus, valmistub juhtkond teadlikult ka vähem soodsateks stsenaariumiteks. Investorite jaoks tähendab see, et JP Morgan on jätkuvalt üks maailma kvaliteetsemaid ja paremini kapitaliseeritud panku, kuid lähiaastate kasv ei pruugi olla sama kiire kui viimastel kvartalitel. Kõik 5 peamist näitajat on tugevad, netointressitulu kasvab, netointressimarginaal püsib kõrgel tasemel, laenukahjumite eraldised on kontrolli all, Z1 kapitalimäär tagab tugeva finantspuhvri ning juhtkond säilitab konservatiivse strateegia. Samas tasub investoritel tähelepanelikult jälgida netointressimarginaali edasist arengut, krediidi kvaliteedi muutusi ja seda, kas laenukasv suudab kompenseerida võimaliku intressitulude surve nõrgenevas majanduskeskkonnas. Goldman Sachsi teise kvartali 2026. aasta tulemused annavad investoritele tugeva, kuid ettevaatlikkust nõudva sõnumi. Ettevõte kasutab edukalt ära aktiivset kapitaliturgude keskkonda, kuid väga suur osa kasvust sõltub just sellest, et tehingu aktiivsus ja turu volatiilsus püsivad kõrgelt tasemel. Kvartali peamised kasvumootorid olid investeerimispanganduse tulud, mis kasvasid 55% $3,4 miljardi tänu IPO-dele, aktsia- ja võlakirja emissioonidele ning ühinemiste ja omandamiste kasvule. Samal ajal suurenesid kauplemistulud väga jõudsalt, võlakirjade, valuutade ja toorainete kauplemine kasvas 32% ning aktsiatega seotud kauplemistulud koguni 72% rekordilise $7,42 miljardi. Ka vara ja jõukuse haldamise tulud kasvasid 20% $4,6 miljardi, kuigi kõik 3 ärisuunda näitasid suurepärast arengut, on investeerimispangandus ja kauplemisäri ajalooliselt tsüklilised ning nende kasv võib turuaktiivsuse normaliseerudes kiiresti aeglustuda. Ettevõtte kasumlikkus püsib erakordselt tugev, oma kapitali tootlus ulatus 23,5%-ni, mis kinnitab ettevõtte väga tõhusat kapitali kasutamist ning kasum aktsia kohta kasvas rekordilise $20,98-ni, olles 92% kõrgem kui aasta tagasi. Samal ajal võimaldas tugev rahavoog suurendada kvartali dividendi 11% võrra ning jätkata ulatuslikku aktsiate tagasiostu. Nii kõrge kasumlikkus seab aga ettevõttele ka väga kõrged ootused, isegi väike langus tehingu aktiivsuses või kauplemistuludes võib tulevikus põhjustada märksa suurema surve kasumile või universaalpankadel. Juhtkond jäi tuleviku suhtes optimistlikuks. David Solomoni hinnangul peegeldavad tulemused Goldman Sachsi tugevat turukapitalisatsiooni ning klientide kasvavat usaldust. Investeerimispanganduse tehingute portfell suurenes ja hallatavate varade maht kasvas rekordilise $4,04 triljoni, mis loob head eeldused järgmiseks kvartaliteks. Samas rõhutas juhtkond, et ettevõtte väljavaadet mõjutavad jätkuvalt intressimäärade areng, geopoliitilised pinged ja finantsturgude volatiilsus. Kui kapitaliturgude aktiivsus peaks nõrgenema või ettevõtted lükkavad suuremad tehingud edasi, võib see mõjutada Goldman Sachsi tulusid märksa kiiremini kui traditsiooniliste pankade puhul. Investorite jaoks tähendab see, et Goldman Sachs on jätkuvalt üks maailma kvaliteetsemaid investeerimispanku, kuid ettevõtte tulemused on tugevalt seotud kapitaliturgude tsükliga. Kõik 5 peamist näitajad on väga tugevad, investeerimispangandustulud kasvavad kiiresti, kauplemistulud püstitavad rekordeid, vara ja jõukuse haldamise äri laieneb, oma kapitali tootlus püsib üle 23% ning kasum aktsia kohta kasvab erakordselt kiiresti. Samas tasub investoritel jälgida, kas praegune rekordiline tehingu aktiivsus on jätkusuutlik või peegeldab see pigem erakordselt soodsat turufaasi, mida võib olla keeruline pikema aja jooksul korrata. Bank of America teise kvartali 2026. aasta tulemused annavad investoritele üldiselt positiivse, kuid ettevaatlikkust nõudva sõnumi.
Pank jätkab tugevat kasvu, kuid osa tulemustest sõltub endiselt soodsast majanduskeskkonnast ja aktiivsetest kapitaliturgudest. Kvartalis kasvas netointressitulu 16 miljardi dollarini +9%, mida toetasid suuremad laenu- ja hoiusemahud ning fikseeritud intressivaradega ümberhindamine. Samas kujunes netointressi marginaal 2,08%-ni, mis paranes küll võrreldes aasta taguse ajaga, kuid jäi sisuliselt eelmise kvartali tasemele. See viitab, et intressitulude kasv tuleb järjest enam ärimahtude suurenemisest, samal ajal kui langevad intressimäärad võivad edaspidi marginaale survestada. Seetõttu võib netointressitulu kasv lähikvartalis aeglustada, kui laenunõudlus ei kiirene. Riskijuhtimine püsis tugev, kuid krediiditsükli areng väärib tähelepanu. Laenukahjumite eraldised olid 1,4 miljardit dollarit, mis jäi eelmise kvartaliga võrreldes peaaegu muutumatuks ning oli madalam kui aasta tagasi. Krediidi kvaliteet on endiselt hea ja viivislaenude tase langes, kuid majanduskeskkonna võimaliku jahenemise korral võivad eraldised taas suureneda. Samal ajal säilitas pank tugeva kapitalipositsiooni. Z1 kapitalimäär oli 11,2%, mis ületab regulatiivsed nõuded ja võimaldas kvartalis tagastada aktsionäridele 8 miljardit dollarit dividendide ja aktsiate tagasiostu kaudu. Kuigi kapitalibaas on tugev, vähendab suurkapitali tagastamine tulevikus paindlikkust juhul, kui majandustingimused peaksid ootamatult halvenema. Kasumlikkus paranes märgatavalt, kasum aktsia kohta kasvas 1,21 dollarini ehk 34% võrreldes eelmise aastaga. Tulemusi vedasid kõik suuremad ärisegmendid, eriti investeerimispangandus, kus tasud kasvasid 50% ning kauplemisüksus, mille tulud suurenesid 33%. Need valdkonnad on aga tsüklilised ja sõltuvad kapitaliturgude aktiivsusest, mistõttu ei pruugi sama tugev kasv püsida juhul, kui tehingu aktiivsus või turu volatiilsus normaliseerub. Positiivne on see, et pank jätkab kulude distsiplineeritud juhtimist ning efektiivsussuhe paranes 59%-ni, mis näitab, et tulud kasvasid kuludes kiiremini. Juhtkond jäi tuleviku suhtes mõõdukalt optimistlikuks. Brian Mohnihani sõnul toetavad USA majandust jätkuvalt tugevad tarbijad ja ettevõtted ning investeerimispanganduse tehingute portfell püsib tugev. Samas rõhutati, et intressimäärade areng, geopoliitilised pinged ja üleilmne majanduslik ebakindlus võivad lähikvartalite tulemusi oluliselt mõjutada. See tähendab, et praegune tugev kasv eeldab jätkuvalt soodsat makromajanduslikku keskkonda. Investorite jaoks tähendab see, et Bank of America on jätkuvalt üks tugevamaid universaalpanku maailmas, kuid osa tänasest kasvust võib osutuda tsükliliseks. Kõik 5 peamist näitajat on tugevamad, netointressitulude kasv, netointressimarginaal püsib stabiilne, laenukahjumite eraldised on kontrolli all, Z1 kapitalimäär tagab tugeva finantspuhveri ning kasum aktsia kohta kasvab jõudsalt. Kuid järgmise kvartalite edu sõltub üha enam laenunõudluse püsimisest, kapitaliturgude aktiivsusest ja sellest, kas USA majandus suudab vältida märkimisväärset aeglustumist. BlackRocki teise kvartali 2026. aasta tulemused annavad investoritele positiivse, kuid nõudliku sõnumi. Ettevõte jätkab väga tugevat kasvu, kuid selle tempo sõltub üha enam soodsast turukeskkonnast ja klientide jätkuvast investeerimisaktiivsusest. Kvartali peamisteks kasvumootoriteks olid hallatava varade maht Assets Under Management, mis kasvas rekordilise 15,3 triljoni dollarini ning netorahavood, mis ulatusid 192 miljardi dollarini. Kasvu toetasid nii tugevad finantsturud kui ka suur nõudlus ETF-ide, eraturgude ja aktiivselt juhitud fondide järele. Samas tuleb arvestada, et märkimisväärne osa Assets Under Managementi kasvust tulenes varade hinnatõusust, mistõttu võib nõrgem turukeskkond seda näitajat kiiresti mõjutada. Ettevõtte tulubaas kasvas jõudsalt, kuid ka siin oli mitu kasvutegurit korraga. Teenustasutulud suurenesid tänu kõrgemale Assets Under Managementile, tugevale orgaanilisele kasvule ning HPS omandamise mõjule. Kokku kasvas käive aastaga 31%, samal ajal kui Aladini tehnoloogiaplatvormi tulud suurenesid 13%, mis muudab ettevõtte tulubaasi mitmekesisemaks. Positiivne on ka see, et korrigeeritud ärikasumi marginaal tõusis 45,9%-ni, mis on viimaste aastate kõrgem tase. Samas seab nii kõrge marginaal ettevõttele tulevikuks väga kõrged ootused ning selle edasine parandamine võib muutuda järjest keerulisemaks. Kasumlikkus püsis tugev, kasum aktsia kohta kasvas 12,19 dollarini, korrigeeritud earnings per share ulatus 13,91 dollarini ning ettevõte suurendas 2026. aasta aktsiate tagasiostuprogrammi 2 miljardit dollarini. See peegeldab juhtkonna usku pikaajalisse kasvusse, kuid tähendab ühtlasi, et investorid ootavad edaspidi samuti kahekohalist kasumi kasvu. Kui turud jahenevad või rahavoogude kasv aeglustub, võib kasumi kasv samuti kiiresti pidurdada. Juhtkond jäi tuleviku suhtes väga optimistlikuks ning usub, et tugevad kapitaliturud, kasvab huvi ETF-ide ja eraturgude vastu ning Aladini platvormi laienemise
toetavad ettevõtte pikaajalist arengut. Samas sõltub BlackRocki ärimudel otseselt investorite riskivalmidusest ja finantsturgude arengust. Pikaajalisem turulangus või kapitaliturgude aktiivsuse vähenemine mõjutaks nii hallatavate varade mahtu kui ka teenustasu tulusid. Investorite jaoks tähendab see, et BlackRock on jätkuvalt maailma juhtiv varahalduse ettevõte, kuid senise kasvutempo hoidmine muutub järjest keerulisemaks. Kõik 5 peamist näitajat on tugevad, assets under management kasvab rekordtasemel, netorahavood püsivad väga kõrged, teenustasu tulud suurenevad, ärikasumi ja marginaal paraneb ning earnings per share kasvab kahekohalises tempos, kuid nende näitajate paranemine eeldab tugevaid finantsturge, püsivad kliendi nõudlust ja edukate uute kasvualgatuste elluviimist. Seetõttu tasub investoritel lisaks suurepärastele tulemustele jälgida, kui suur osa tulevasest kasvust tuleb orgaaniliselt ja kui suur osa sõltub turu tõusutsüklist. Johnson & Johnson teise kvartali 2026. aasta tulemused annavad investoritele vastuolulise, kuid üldiselt positiivse sõnumi. Ettevõte kasvab jätkuvalt, kuid järjest suurem osa edust sõltub uute ravimite võimes korvata küpsevate toodete müügilangust. Kvartali peamine kasvumootor oli Innovative Medicine, mille käive kasvas $16,4 miljardi pluss 7,8%. Kasvu vedasid Darzalex, Carvykti, Tecvali, Rybrevant, Tremfya, Spravato ja Caplita, kuid samal ajal süvenes Stelara patendikaitse lõppemisest tulenev müügisurve ning jätkus Remicade, Imbruvica ja Zytiga müügilangus. See tähendab, et ettevõtte kasv sõltub üha enam uuemate ravimite edukast turule toomisest ja kiirest kasutusele võtust. Medtech üksuse käive kasvas $8,9 miljardi pluss 4,5%, kuid selle kasv jäi ravimite äris aeglasemaks ning viitab, et meditsiiniseadmete segment ei ole praegu ettevõtte peamine kasvumootor. Kasumlikkus püsis tugev, kuid mitte probleemideta. Kasum aktsia kohta oli $2,27, mis jäi eelmise aasta tasemele veidi alla. Samas kui korrigeeritud earnings per share kasvas $2,9. Erinevus näitab, et ühekordsed kulud, amortisatsioon ja restruktureerimismeetmed mõjutavad jätkuvalt ettevõtte raporteeritud tulemusi. Positiivne on see, et brutomarginaal paranes 68,2%-ni, mis kinnitab tugevamat hinnastamisvõimet ja kvaliteeti tooteportfelli, kuid samal ajal suurenesid müügihaldus ja teadus- ning arenduskulud, mis võivad tulevikus marginaale survestada. Juhtkond jäi tuleviku suhtes enesekindlaks ning tõstis kogu 2026. aasta prognoosi. Ettevõtte ootab nüüd ligikaudu $101,1 miljardi suurust aastakäivet ning suurendas ka korrigeeritud earnings per share'i prognoosi $11,68 aktsia kohta. Samas peegeldab prognoosi tõstmine eeldust, et uute ravimite tugev kasv jätkub ja Medtechi üksus säilitab positiivse arengusuuna. Kui mõni peamistest kasvuravimites peaks ootusi alt vedama või biosimilaaride konkurents kiirenema, võib ettevõtte kasvutempo aeglustada kiiremini kui praegune prognoos eeldab. Investorite jaoks tähendab see, et Johnson & Johnson on endiselt väga kvaliteetne ja stabiilne tervishoiuettevõte, kuid kasv ei ole enam nii iseenesestmõistetav kui varasematel aastatel. Kõik 5 peamist näitajat annavad küll positiivse pildi. Innovative Medicine kasvab tugevalt, Medtech liigub mõõdukas tempos edasi, earnings per share püsib kõrgel tasemel, brutomarginaal pareneb ning juhtkond tõstab prognoosi. Kuid samal ajal tuleb tähelepanelikult jälgida Stelara müügilanguse mõju, uute ravimite kommertsedu ja Medtechi kasvu kiirenemist. Just need tegurid määravad, kas Johnson & Johnson suudab pärast 2026. aastat säilitada senise kasvu ja kasumlikkuse. ASML-i teise kvartali 2026. aasta tulemused näitavad, et ettevõte jätkab tugevat tegevust, kuid aruandest ilmneb ka mitu aspekti, mida investorid peaksid tähelepanelikult jälgima. Kvartalis kasvas kogu käive €9,3 miljardi ning brutomarginaal paranes 54%-ni, mis viitab jätkuvalt tugevale hinnastamisvõimele ja soodsale tooteportfellile. Samal ajal sõltub ettevõtte kasv üha enam tehisintellektiga seotud investeeringutest ning väheste suurklientide kapitalikulutustest. Kui AI infrastruktuuri investeeringud peaksid aeglustama või kliendid lükkaksid oma investeeringuid edasi, võib see mõjutada ASML-i tellimuste mahtu juba järgmistes kvartalites. Juhtkond tõstis küll 2026. aasta müügiprognoosi €43–45 miljardi, kuid see eeldab nõudluse püsimist praegusel kõrgel tasemel. Põhitegevus püsib kvartalis tugev. ASML tarnis 16 EUV süsteemi ning kokku 91 litograafia süsteemi, samal ajal kui brutomarginaal paranes 54%-ni.
Positiivne on ka High-NA EUV tehnoloogia areng. Intel alustas selle kasutamist Intel 18A tootmisprotsessis, mis kinnitab tehnoloogia küpsust. Samas ei avaldunud ettevõtte kvartaliaruandes uute tellimuste ega tellimusraamatute täpset mahtu, mistõttu on keerulisem hinnata, kas praegune nõudlus püsib sama tugev ka 2027 aastasse vaadates. Kuna ASML äri on tugevalt tsükliline, võivad üksikud suured tellimuse kvartalite lõikes oluliselt kõikuda. Juhtkond jäi pikaajalise väljavaate suhtes optimistlikuks ning rõhutas, et AI areng suurendab vajadust üha keerukamate loogika ja mälukiipide tootmise järele. Samas toodi välja ka mitu olulist riski, geopoliitilised pinged, ekspordipiirangud, klientide investeeringute ajastus ning võimalikud tarneahela kitsaskohad võivad mõjutada nii süsteemide tarnet kui ka uute tellimuste laekumist. Lisaks sõltub ettevõtte kasv märkimisväärselt üksikutest suurklientidest nagu Taiwan Semiconductor, Samsung ja Intel, mistõttu nende investeerimisplaanide muutused võivad ASML-i tulemuse oluliselt mõjutada. Investorite jaoks tähendab see, et ASML on jätkuvalt pooljuhi sektori üks kvaliteetsemaid ettevõtted, kuid ettevõtte väärtus sõltub suuresti sellest, kas AI investeerimistsükkel püsib tugev ka järgnevatel aastatel. Positiivsed tegurid on kasumlikkuse paranemine, High-NA EUV tehnoloogia areng ja kõrgem kogu aasta prognoos. Samas tasub edaspidi tähelepanelikult jälgida uute EUV tellimuste mahtu, tellimusraamatu arengut, klientide kapitalikulutusi ning geopoliitiliste piirangute võimalikku mõju, sest just need tegurid määravad, kas ettevõte suudab jätkata praegust kasvutempoga pärast 2026. aastat. Taiwan Semiconductor teise kvartali 2026. aasta tulemused annavad investoritele tugeva, kuid tasakaalukama sõnumi. Ettevõte jätkab väga kiiret kasvu, kuid järjest suurem osa sellest sõltub AI nõudlusest ja kõige arenenumatest tootmisprotsessidest. Kvartalis moodustasid 3nm ja 2nm tehnoloogia kokku 33% wafer käibest, samal ajal kui 7nm ja väiksemad protsessid andsid juba 77% kogu käibest. See kinnitab Taiwan Semiconductori tehnoloogilist liidripositsiooni, kuid suurendab sõltuvust vähestest juhitavatest AI klientidest. Brutomarginaal tõusis 67,7%-ni, mida toetas kõrgem waferi kasutusmäär ja parem kuluefektiivsus, kuigi välismaiste tehaste käivitamine avaldab marginaalidele jätkuvalt survet. Ettevõte jätkas agressiivset investeerimist tulevasse kasvu. CAPEX ulatus kvartalis 15,7 miljardi USA dollarini, mis toetab järgmise põlvkonna tootmisvõimsusi, kuid suurendab ka riski, et investeeringute tasuvus kannatab, kui nõudlus peaks aeglustuma. Samal ajal vähenes vaba rahavoog 287 miljardi NT dollarini, kuna kapitalikulutused kasvasid kiiremini kui äritegevuse rahavoog. Juhtkond jäi tuleviku suhtes optimistlikuks ning prognoosib kolmanda kvartali käibeks 44,6 kuni 45,8 miljardit USA dollarit ja 2026. aasta käibe kasvuks veidi üle 40%. Prognoosi toetab jätkuvalt väga tugev AI klientide nõudlus, mida veavad eelkõige Nvidia, AMD, Apple ja teised kõrgjõudlusega kiipide arendajad. Samas sõltub prognoosi täitumine sellest, kas AI investeerimistsükkel püsib tugev ning suurkliendid jätkavad uute tootmisvõimaluste kasutuselevõttu samas tempos. Investorite jaoks tähendab see, et Taiwan Semiconductor on jätkuvalt maailma tehnoloogiliselt juhtiv kiibitootja, kuid ettevõtte kasv muutub üha enam sõltuvaks AI sektori investeeringutest. Kõik 5 peamist näitajad on tugevad, 3nm ja 2nm protsesside käive kasvab, brutomarginaal paraneb, waferi kasutusmäär püsib kõrge, CAPEX toetab tulevast kasvu ning AI klientide nõudlus on väga tugev, kuid investoritel tasub jälgida, kas AI nõudlus ja tootmisvõimsuste kasutus suudavad õigustada rekordilisi investeeringuid ka pikemas vaates. United Health Groupi teise kvartali 2026. aasta tulemused annavad investoritele ettevaatlikult positiivse sõnumi. Ettevõte on hakanud taastuma pärast keerulisemat perioodi, kuid kasvu toetavad jätkuvalt kulude kontroll ja restruktureerimismeetmed, mitte tugev liikmeskonna kasv. Medical Care Ratio langes 86,7%-ni 89,4% aasta varem, mis näitab paremat hinnastamist, meditsiinikulude juhtimist ja soodsamat kindlustusportfelli. Samal ajal United Healthcare'i liikmed arv vähenes kvartaliga 525 000 võrra 48,5 miljonini, peamiselt Medicare Advantage ja Medicaidi segmentides, mis tähendab, et tulude kasv ei põhine enam liikmeskonna laienemisel. Optumi tulemused olid vastuolulised, kuid üldiselt paranevad.
Kogu Optumi käive ulatus 65,7 miljardi dollarini, kus Optum Insight kasvas taas käivet 5,4 miljardi dollarini ja jätkas AI-põhiste lahenduste laiendamist, samas kui Optum Elfi ja Optum RX-i käive vähenes vastavalt väiksema patsientide arvu ja liikmeskonna languse tõttu. Kasumlikkus siiski paranes tänu tegevuse efektiivsuse kasvule ja kulude kontrollile. Kasumlikkus taastus märgatavalt, earnings per share oli $6.04 ja korrigeeritud earnings per share $6.38, mis ületasid selgelt eelmise aasta taset. Juhtkond tõstis kogu 2026. aasta guidance'i prognoosides nüüd korrigeeritud earnings per share'i $19,5–20 aktsia kohta ning MCR-i 88,1%-ni pluss-miinus 25 baaspunkti. Samas eeldab prognoosi täitumine, et meditsiinikulud püsivad kontrolli all ning liikmeskonna vähenemine ei kiirene. Investorite jaoks tähendab see, et United Health Group on taas liikumas tugevama kasumlikkuse suunas, kuid ettevõtte järgmise kasvufaas sõltub rohkem tegevuse efektiivsusest kui liikmeskonna suurenemisest. Kõik 5 peamist näitajat annavad üldiselt positiivse pildi. MCR paraneb, Optumi kasumlikkus tugevneb, earnings per share kasvab ning juhtkond tõstab prognoosi, kuid liikmete arvu vähenemise ja surve kindlustusturul jäävad peamisteks riskideks, mida investoritel tasub lähikvartalites tähelepanelikult jälgida. Netflixi teise kvartali 2026. aasta tulemused annavad investoritele tugeva, kuid tasakaalukama sõnumi. Ettevõte jätkab kahekohalist kasvu ja kõrget kasumlikkust, kuid reklaamiäri ja hinnatõusude mõju muutuvad järjest olulisemaks järgmise kasvufaasi veduriks. Käive kasvas 13% ehk $12,6 miljardi, mida toetasid liikmeskonna kasv, hinnatõusud ja reklaamitulu suurenemine. Samal ajal püsis ärikasumi marginaal tugev 33,4%, mis jäi küll veidi alla eelmise aasta tasemele, kuid ületas ettevõtte enda prognoosi tänu kulude ajastule. See näitab, et Netflix suudab jätkuvalt kasvatada tulusid kiiremini kui kulusid, kui marginaal edasine paranemine sõltub sisekulude kontrolli all hoidmisest. Oluliseks kasvumootoriks kujuneb järjest enam reklaamitoega pakett. Juhtkond prognoosib, et 2026. aasta reklaamitulu ligikaudu kahekordistub $3 miljardi, mida toetavad AI-põhised reklaamilahendused, Netflix AdSuitsi laienemine ja tugev nõudlus ostuülekannete reklaamikohtade järele. Samas on reklaamiäri arengufaasis ning selle pikaajaline kasumlikkus sõltub reklaamipaketi kasutuselevõtu kiirusest ja ettevõtte võimest konkureerida digitaalsete reklaamiplatvormidega. Rahavoog jäi tugevaks, kuid nõrgenes võrreldes aasta varasemaga. Vaba rahavoog oli $1,5 miljardit, mida mõjutasid suuremad maksumaksed ja jätkuvad investeeringud sisusse. Juhtkond kinnitas siiski kogu aasta eesmärgi ligikaudu $12,5 miljardi suuruseks vabaks rahavooks ning säilitas kapitali jaotamise strateegia jätkates ulatuslike aktsiate tagasioste. Guidance'i jäi üldiselt tugevaks. Netflix kitsendas 2026. aasta käibe prognoosi vahemikku $51–51,4 miljardit ning säilitas 31,5% ärikasumi marginaali ootuse. Juhtkonna hinnangul toetavad eesmärke saavutamist liikmeskonna kasv, hinnastamine ja reklaamiäri kiire laienemine. Samas sõltub prognoosi täitumine sellest, et hinnatõusud ei pidurda tellijate kasvu ning reklaamitoega pakett suudab jätkata oodatud tempos laienemist. Investorite jaoks tähendab see, et Netflix on jätkuvalt väga kasumlik ettevõte, kuid tulevase kasvu hoidmine sõltub üha enam reklaamiärist ja hinnatõusude edukusest. Kõik 5 peamist näitajat on tugevad, käive kasvab, ärikasumi marginaal püsib üle 33%, reklaamitoega pakett laieneb, vaba rahavoog on positiivne ning juhtkond kinnitab prognoosi, kuid reklaamiäri aeglustumine, nõrgem tellijate arv või tugevnev konkurents võivad kasvu lähiaastatel märgatavalt pidurdada. GE Aerospace'i teise kvartali 2026. aasta tulemused annavad investoritele tugeva, kuid tasakaalukama sõnumi. Ettevõte jätkab väga kiiret kasvu, mida toetab rekordiline lennundussektori nõudlus, kuid senise tempo hoidmine sõltub tootmisvõimsuse kasvatamisest ja teenindusäri jätkuvast laienemisest. Lennukimootorite tellimused kasvasid kvartalis 17% ehk $16,5 miljardi, samal ajal kui tellimuste portfell ületas $210 miljardit, mis tagab ettevõttele väga tugeva nähtavuse järgnevateks aastateks. Samas eeldab nii suur tellimusmaht, et GE suudab jätkuvalt leevendada tarneahale kitsaskohti ja kasvatada tootmismahte ilma tarneaegade pikenemiseta. Suurimaks kasvumootoriks jäi teenindusäri Commercial Engines and Services segmendi teeninduskäive kasvas 26%, mida toetasid rekordilise sisemiste hoolduskülastuste arv, üle 25% kasvanud varuosade müük ja LAP-mootorite hooldusmahtude kiire suurenemine. Ettevõtte operating profit kasvas 18% ehk
$2,7 miljardit, kuid ärikasumi marginaal langes 21,7%-ni, kuna uute mootorite suurem osakaal, investeeringud ja inflatsioon vähendasid marginaale. See viitab, et tugev käibekasv ei pruugi automaatselt tähendada sama kiiret kasumlikkuse paranemist. Rahavoog püsis väga tugev, vaba rahavoog ulatus $3 miljardi, kasvades aastaga 43%, mis peegeldab nii kõrgemat kasumlikkust kui ka paremat käibekapitali juhtimist. Samal ajal jätkub ettevõtte suuri investeeringuid järgmiste põlvkonna mootoritesse ja tootmisvõimsusesse, mis tähendavad, et kõrge rahavoo säilitamine sõltub jätkuvalt tugevast teenindusmaust ja edukast tootmise laiendamisest. Juhtkond muutus tuleviku suhtes veelgi optimistlikumaks ning tõstis kogu 2026. aasta guidance'it. Ettevõtte ootab nüüd kõrge teismelise protsendi suurust käibekasvu, 10,55 kuni $10,75 miljardit suurust tegevuskasumist, 7,65 kuni $7,85 suurust korrigeeritud earnings per share'i ning 8,9 kuni $9,2 miljardi suurust vaba rahavoogu. Samas põhineb see prognoos eeldusel, et lennundusturg püsib tugev ning tarneahela ja tootmisvõimsuse parandamine jätkub plaanipäraselt. Investorite jaoks tähendab see, et GE Aerospace'i jätkab tugevat kasvu, kuid selle jätkusuutlikkus sõltub üha enam tootmisvõimsuse suurendamisest ja teenindusäri hoogsa kasvu püsimisest. Kõik 5 peamist näitajat on tugevamad, tellimused kasvavad, teenindusäri laieneb, tegevuskasum ja vaba rahavoog paranevad ning juhtkond tõstab prognoosi, kuid tarneahela probleemid, marginaali surve ja nõudluse võimalik normaliseerumine võivad edasist kasvu pidurdada. Prologis teise kvartali 2026. aasta tulemused annavad investoritele stabiilse, kuid tasakaalukama sõnumi. Ettevõte jätkab tugevat rahavoogu ja rendikasvu, kuid logistika kinnisvaraturg liigub järk-järgult normaliseerumise suunas. Core FFO aktsia kohta kasvas $1,63-ni pluss 12% aastaga, mida toetasid kõrgem renditulu ja tugev strateegilise kapitali äri. Samal ajal püsis hõivatus väga kõrgel 95,5% tasemel, kuid jäi veidi alla eelmise kvartali 95,8%-le, mis viitab pakkumise ja nõudluse tasakaalustamisele. Rendikeskkond jäi ettevõtte jaoks soodsaks, kuigi kasvutempo on varasemast mõõdukam. Net effective rent change ulatus 36,9%-ni, paranedes võrreldes esimese kvartaliga, kuid jäädes siiski alla 2025. aasta rekordtasemetele. Samal ajal kasvas uute rendilepingute maht 20,6 miljoni ruutjalani, mis näitab, et nõudlus kvaliteetse logistikapinna järele püsib tugev, kuigi ettevõtted sõlmivad lepingud varasematest ettevaatlikumalt. Juhtkond säilitas tugeva väljavaate ning prognoosib 2026. aasta Core FFO-ks $6,22 kuni $6,3 aktsia kohta. Keskmiseks hõivatuseks 95,25 kuni 95,75% ning jätkuvalt tugevat arendus- ja investeerimismahtu. Samas eeldab prognoosi täitumine, et rendinõudlus püsib tugev ja üürikasv ei aeglustu oodatust rohkem kõrgemate intressimäärade või kõrgema majanduskeskkonna tõttu. Investorite jaoks tähendab see, et Prologis on jätkuvalt kvaliteetne ja stabiilne reit, kuid kasvutempo on selgelt normaliseerumas, kuigi Core FFO kasvab, hõivatus püsib üle 95%, üürikasv on endiselt tugev, uute rendilepingute maht suureneb ning juhtkond kinnitab prognoosi, on üürikasvu tipp tõenäoliselt selja taga ning hõivatuste kerge langus viitab nõudluse tasakaalustamisele. Kuigi majanduskeskkond nõrgeneb või uue pakkumise maht suureneb, võib üürikasv ja FFO aktsia kasv lähikvartalites aeglustada. Esitatud analüüs põhineb avalikult kättesaadavatel kvartali aruannetel ning on mõeldud üksnes informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil. Tegemist ei ole investeerimissoovituse, finantsnõustamise ega väärtpaberite ostu või müügi soovitusega. Iga investor peaks enne investeerimisotsuste tegemist analüüsima ettevõtted iseseisvalt ning vajadusel konsulteerima litsentseeritud finantsnõustajaga. Varasem tootlus ei taga tulevasi tulemusi ning investeerimisega kaasneb alati kapitali kaotamise risk.